õnnelik, et kevad hakkas, et eile hakkas siis ametlikult kevad ja ilusat kevadet teile. Mul on nii hea meel sellepärast, et ma saan nüüd jälle hakata õues filmima ja vaata, kui ilus ikkagi selline taust on videos, et ma proovin rohkem õues filmida, et see tulebki selline spontaanne vlog, kus ma saan lihtsalt jälle loominguline olla ja vaatame, äkki saame natukene vara kevadet jäädvustada ka. Mul on ikka nii hea meel, et mul on olemas selline hobi, mille juurde ma saan siis alati kuidagi tagasi tulla, et iga kord, kui ma tahan, et mu elu oleks jälle põnevam ja lõbusam ja võib-olla ka eesmärgipõhisem, siis ma alati tulen tagasi selle video hobi juurde, et see toob mulle kuidagi täiega hea tunde. Ja ma võin teile siis seletada ka seda tunnet, mis mul hetkel on, kui ma teen oma kõige lemmikumat tegevust. Mina siis tunnen praegu seda, et ma oleksin joonud nagu just ühe espresso ära, kohvi, kuigi tegelikult ma ei ole kohvi joonud mingi 4 tundi. See on lihtsalt sellepärast, et mulle lihtsalt nii väga meeldib videoid teha ja siis ma muutun elavaks nagu paratamatult. Mul on selline tunne, nagu praegu paistaks päike, kui ma teen oma videot, aga tegelikult väljas on kott pime. Et kuigi õues on juba pime, siis mina tunnen videot tehes, et nagu päike paistaks praegu mulle peale. See muudab mu lihtsalt päikselisemaks ja elavamaks. Ja ma mäletan ka, kuidas ma nii mitu aastat unistasin, et äkki üks päev ma suudan ennast väljendada nii, nagu ma seda hetkel teen. Aga kuna mul oli esinemishirm, siis mul on alles viimastel aastatel tekkinud see julgus, et päriselt ka ennast niimoodi väljendada, nagu ma olen alati unistanud. Ma olen nii mitu aastat nagu unistanud sellisest meedia ja kommunikatsiooni valdkonnast ja ma ka õppisin seda ja ma olen sellest töötanud, aga just see nagu oma asja ajamine on minu suurim unistus. Ma arvan, et 3 aastat tagasi poleks ma mitte mingil juhul uskunud, et ma lihtsalt võtan kaamera pärast oma tööpäeva ja hakkan oma kodus, oma täiesti tavalises kodus filmima ja teiega jutustama, et see on ikka väga pikk teekond, mis mul on olnud selja taga, et kuidagi üldse julgeda seda teha, kuigi see tundub nii loogiline praegu. See on tegelikult täiega lahe, et läbi tegutsemise me saame kogu aeg julgemaks ja mina tunnen ka, et ma olen ikkagi saanud päris julgeks, aga mul on veel väga pikk tee minna, ma ei ole veel väga julge. Ja siis ma tunnen praegu ka sellist tunnet, nagu ma teeksin õiget asja kuidagi oma elus, nagu täpselt see hetk peabki mu elus olema. Et väga-väga huvitav tunne. Ma arvan et kui me teeme asju, mis meile väga meeldivad, siis me võime siukseid tundeid tunda. Nii, ma tulin nüüd õue jalutama, et mul lõppes tööpäev, aga ma tahan ikkagi värskes õhus olla ka veidi, et muidu ma olen kogu aeg arvutis ja siseruumis ja tegelikult ma lähen seda sama videot ka kohe monteerima oma koju siis jälle arvuti taha, et ma pean vahepeal ikka õues olema. Nii mõnus on ka, ma olen ikka väga selline õue inimene tegelikult, aga kui sa oled vaatanud mu videoid, siis sa juba tead, et ma olen väga õue inimene, et mulle nii väga meeldib loodus. Ja tegelikult siin on mega tuuline, et sorry, nüüd vist tuleb just tuul, on ju, et sorry, kui te kuulete tuult, aga ma proovin natukene perfektsionismist endiselt loobuda. See on mul väga pikk protsess, et ma ei saa kogu aeg mõelda iga sekund perfektsusele. Muidugi ma ei tahaks tuulega filmida, aga kui see on, miks ma ei näita merd appikene? Vaadake, vaadake, kus ma üldse asun. Väga-väga ilus.
iga kord, kui ma videot teen, siis mul on ikkagi selle perfektsionismiga tegemist ja see on täiega selline eneseületus. Praeguse videoga oli mul ka see, et tegelikult ma ei suutnud kuidagi üldse otsustada, millisest videost ma nüüd alustan. Nagu see praegune video, et mul oli mingi 5 erinevat ideed ja ma kuidagi ei teadnud, millise ma pean kõige esimesena valima. Ja tegelikult, kui ma järgmisest videost praegu mõtlen, siis ma ka mõtlen, et Isver, kas ma võtan selle ühe idee enne kui teise. See ei ole tegelikult üldse oluline, mis järjekorras ma neid videoid teen, aga minu peas on see nii oluline. Ja ma ei osanud üldse valida, et millisest ma nüüd ikkagi alustan ja siis jäi ikkagi see hobide video, see, mis ma praegu teen, jäigi sellepärast, et ma otsustasin lihtsalt keskenduda sellele, mis mulle meeldib ja lihtsalt hakata kuskilt pihta, et see ongi tegelikult selle video point. Võtan seda asja kuidagi nii tõsiselt, aga tegelikult minu jaoks kõige tähtsam on lihtsalt see rõõm, mis mul on, kui ma videoid teen. Et tegelikult minu enda jaoks ongi kõige tähtsam see, et ma lihtsalt tegutsen asjaga, mis mulle meeldib. Ja võib-olla ma peaksin vähem kuidagi panema tähtsust sellele, et mis teemal see täpselt tuleb. Ja ma arvan, et väga paljudel loomingulistel inimestel on ikkagi tegemist selle perfektsionismiga ja see ei tohi hoida meid tagasi. Sest tegelikult ükski loominguline töö ei ole ju kunagi valmis. Kui me hakkame nii mõtlema, alati saaks veel lihvida ja parandada ja teha veel parema valgusega. No näiteks ütleme, mis puudutab videot, saaks veel mingeid kaadreid juurde teha. Et selles mõttes kunagi ei ole midagi perfektne, midagi valmis. Mulle täiega meeldib teha oma neid videoid niimoodi, et ma panen selle perfektsionismi ikkagi ära. Tegelikult on kell juba 23 ja on esmaspäeva õhtu. Ja ma pean minema homme tööle, kell on väga-väga palju. Et ma pean vaikselt selle video ikkagi nüüd ära lõpetama, kuigi ma nii väga tahaksin jätkata. Aga kui sul on ka mingi hobi, millega sulle väga meeldib tegeleda, umbes nagu mulle meeldib videoid teha, siis sa võid mulle ka teada anda, et mis on see sinu hobi, sinu lemmiktegevus ja siis ma soovitan sul täiega tegeleda ka nendega. Minu arvates hobid ikkagi teevad elu veidi põnevamaks